aususe jagamine, seisundi laiv. Kui enamasti inimesed nutavad kurbusest või sellest, et neil on elu pekkis, kui üldse nutavad, siis minul on selline olukord juba nii-öelda 2 aastat, kus ma väga harva olen üldse tegelikult kurbusest nutnud ja enamus ajast ma nutan tänulikkusest. Ja enne oli ka just üks selline pisarate laviin, mida ma siis puhastasin ja see oli samamoodi tänulikkusest. Ja ma sain aru, et ma olen nagu mega tänulik, ma olen mega tänulik oma elule, ma olen mega tänulik sellele, kus ma tegelikult oma eluga olen jõudnud 2 aastaga. Ma olen tänulik kõikidele nendele inimestele, kellega ma olen kohtunud, tuttavaks saanud. Ja ma olen tänulik tegelikult eelkõige sellele, et ma olen jõudmas iseenda eheda minani igapäevaselt aina lähemale ja lähemale. Ja see on nii ilus, kuidas ma jõuan sellisesse puhtasse kohta ja kõik emotsioonid ka, mis ma tegelikult üldse nüüd viimase 2 aasta jooksul kogenud olen, on nii puhtad ja siirad. Ja kui üldse mingisugune emotsioon ülesse tuleb, siis see tuleb nii puhtal kujul, et ma näen nagu justkui milleks ta tuleb, mis on tema sõnum ja kuidas ma saan teda siis tegelikult nii-öelda vabastada. Ja see on ilus koht ja see on nagu tõsiselt ilus koht. See on nagu nii puhas koht ja nendel emotsioonidel ei ole enam sellist ego varjundit, need ei ole mõjutatud sellisest valukehast ega egost, vaid need on nagu nii puhtad ja kui tulebki selline tänulikkus, siis see tuleb nii puhtal kujul. Kui tulebki selline võib-olla kurbus, siis see tuleb nii puhtal kujul, lihtsalt nipsti mu keha kogeb selle läbi ja see on nii ilus. See on nii huvitav koht ja see on nagu nii ilus. Ja ma olen mega tänulik, et ma olen kõik selle, mis mu elus tegelikult praegu on, just energeetilise poole pealt, ma olen tänulik selle eest, sest et ma olen ju kõik selle tegelikult ise loonud. Ma olen kõik ise loonud selle, et ma olen täna siin, kus ma olen. Ja kõik see, mida ma veel loomas olen. Ja siis ma veel nutsin veel selle üle ka, et ma sain aru, et mulle on tegelikult mega suur missioon antud. Mingi ninast tahab tulla pisar välja. Mul on selles kehastuses antud mega suur missioon. Ja vahepeal, kui ma nagu vaatan sellele peale, siis ma saan aru, et ma olen nii tänulik, et see on mulle antud nagu milline au. Ja siis mul tulebki nagu selline aukartus, et vau, nagu kas tõesti mulle on selline missioon antud, et see on nii ilus. Ma olen nagu nii puudutatud sellest. Ja see, kuidas iga päev on tegelikult maagiline ja ma lähen ainult justkui juhiste järgi. Ma lähen juhiste järgi ja ma lihtsalt alistungi nii-öelda tundele, kuhu tunne mind juhatab. Ja kas see on nii puhas koht? Ja see on nii ilus. Ja kui ma need kõik asjad kokku panen, siis see ajabki nutma, see nagu ajabki nutma. Ja tegelikult see ilu, kui seda vaadata justkui sellisest puhtast, siirast, energeetilisest vaatenurgast, siis elu on tegelikult mega võimas ja maagiline. Kui tulla sellisest ohvrirollist ja sellest, et elu juhtub minuga ja kõik on minu vastu ja inimesed on pahad ja halvad, et kui tulla sellistest rollidest välja ja saada kontakt nii-öelda enda sellise sisemise väega, enda sisemise olemusega, enda puhaste emotsioonidega ja kõigele sellele peale vaadates, siis tundub elu nii ilus. Ja see ongi nii äge koht. Ja
see ongi nii veider, kuidas ma vahepeal mõtlen, et kas ma olen ikka normaalne, et ma nagu tunnen tänulikkust iga hetke eest, et see tundub juba liiga veider. Et see ei ole ju normaalne, et inimesed ei ole ju tihti tänulikud ja tänulik olemine tundub nagu mingi, ma ei tea, usklike teema või et noh, et see ei ole ikka normaalne, et me saame tänulikud olla ju selle eest, et ma ei tea, kui keegi kingib meile mega suure rahasumma või viib meid tasuta reisile, et siis me tiba oleme tänulikud, on ju. Aga ma olen tänulik loomulike asjade eest, mida elu tegelikult pakub ja ma isegi ei pea nagu tähelepanu pöörama neile, vaid ma lihtsalt automaatselt märkan. Ja see on nii äge nagu. Ja veel, miks ma megalt tänulik olen praegu anyway veel rohkem, kui ma tavaliselt olen, on see, et minu vanaema tegelikult otsustas paar päeva tagasi lahkuda vanadusse ja mul tuli mega tänulikkus ka tema suhtes. Ma justkui tegingi sellise protsessi läbi, et aitäh talle, et ta oli, aitäh elu eest, sest et kui teda ei oleks ka mind. Ja kõik see, mis ta andis sellisel viisil, nagu ta tegelikult oskas, see on ilus. Isegi kui ta tegelikult ei osanud meile mitte midagi anda, meile lastele, siis ta tegigi ikkagi selle parima võimaliku, mida tema oma teadlikkuse juures oskas. Ja see on nii ilus lihtsalt. Ja see on nii ilus, kuidas ma täna olen meeletult tänulik talle kõige selle eest, mida ta tegi või ei teinud. Kui märgata neid pisikesi asju meie ümber, märgatagi kõike ja lasta need endast läbi puhtal kujul, siis see on ilus. See on mega ilus.